Tšau, jälle teeme ühe valikulise ladumise, kus sa saad ise valida omale grupi ja nagu ikka, vasakul on esimene, siis on teine, kolmas ja neljas grupp on paremal. Ja video alla ma panen jälle numbrid, ajad, kuna sinu grupp algab, saad otse peale vajutada ja minna kohe otse enda grupi juurde. Vali, milline grupp sind kõige rohkem tõmbab, milline pakk kõige rohkem tõmbab, kas tõmbab mitu pakki või üks pakk, võib-olla mitte ükski. Ja see on ka õige. Aga kui sind mõni tõmbab, siis näemegi sinu grupi juures. Tere sina, kes sa valisid esimese grupi. Tõstan korra ja siis hakkame kohe järjest vaatama, mis sõnumid sulle siit tulevad. Ja esimene sõnum sulle on mündi 3 ja see on töötamine ja koostöö, aga siin justkui tundub, et torn on nagu katki ja nagu koostööd ei olegi. Mingis osas su elus sulle võib tunduda, et justkui ei oleks koostööd ja justkui ei töötaks ühise eesmärgi nimel, kas tööl, kodus, kus iganes. Aga tegelikult siiski on koostöö, siiski on midagi, mida saab ehitada ja mis juba on ehitatud, et mingisugune baas on olemas, aluspind. Ja ma ei tea, vahepeal sulle võib tunduda, et seda ei ole või et ei ole piisavalt, aga tegelikult juba on midagi valmis ehitatud, juba midagi töötab ja on kasvanud ja on valmis. Aga võib-olla siis on jälle see perspektiivi teema, et ei näe asju päris nii, nagu need on. Ja teine on keisrinna, kes on selline, no siin on jällegi, et on hästi maandatud, väga maalähedane inimene tegelikult peaks olema. Aga kui vaadata täpsemalt ja lähemalt siin, siis tema ümber ei ole nagu rohelust, et võib olla sellist, ma ütlen siis, et rohkem ma ei tea, kas üksindust või millestki justkui oleks puudus. Et siin võibki natuke olla, nagu ma ütlesin kohe algul, et see perspektiiv on natukene paigast. Et kuigi ütleme, et sina oled see keisrinna, kui ei ole sina, siis keegi sinu ümber võib olla. Et tegelikult sa oled selline viljakas ja ma tahan öelda, et nagu produktiivne ja ma tahan öelda, et tootlik, et sa nagu annad asju välja ja sa kasvad ja arened ja küpsed ja aga jällegi võib-olla kas siis sa ei tunne seda või sa ei näe seda, et sa ei taju mingil tasandil asju päris nii, nagu need on. Või siis on see nagu sinu potentsiaal on hästi olla maalähedane, hästi maandatud, hästi kehas, nagu teadlik, ilus andja. Ja tegelikult sa saad ka nii-öelda laieneda ja kasvada ja juured kuskile maha panna, kui sa seda tahad. See variant on sinu jaoks olemas. Ja siis on nii-öelda kohtuotsus. Siin ma tahan öelda, et kellele lüüakse hingekella. Siin on ja siin on justkui abivajajad, et ühtepidi justkui on nagu mingi kutse, ma tahan öelda, et mingi kutse on, aga siin on selline, hästi ma selatan, et nagu mingi kutse on, aga teistpidi on selline nagu uppumise tunne või nagu vähemalt hetkel või siis mingil ajaperioodil on selline vajadus nagu abi järele ja toetuse järele, võib-olla juhatuse järele, aga mis iganes see nagu sinu peas, sinu arust valesti on, seal aitab nii-öelda 2 jalaga maa peal olemine, nagu peast ära tulemine, mitte nii palju mõtlemine, et midagi on valesti või katkine või teistmoodi, kui see päriselt on. Et siin võivad olla mingid illusioonid, mis võivad natuke valet tunduda nii-öelda, kui päriselt asjad on. Ja siin on täht, mis on tegelikult unistuste täitumine, tervenemine, tõusmine, avardumine. Siin on selline nagu kosmosesse vaatamine, suured need antennid, satelliidipannid, nagu ongi see ühendumise vajadus, nagu mingi kontakti otsitakse. Sina võib-olla siis otsid nagu mingit abi, juhatust, suunamist ja sa vaatad nagu välja poole, et sa ootad midagi, sa ootad, et miski või keegi tuleks võib-olla
ja sa paned sinna väga palju aega ja vaeva tegelikult, et see asi õnnestuks, mis iganes sa siin otsid või ütleme nii, et see on nagu mingi vajadus, et mingi unistus sul täituks ja sa püüdled väga selle poole, sa paned sinna palju aega ja panustad sinna väga palju. Ja tegelikult täht, see kaart peaks ütlema, et see õnnestub, et see on edukas. Ja et ära lõpeta seda, et tegutse edasi. Aga veel sulle siit on karikatäss ja see on selline armastus, ilusad tunded, hoolimine, andmine ja see on seesama siin, et ikkagi see nagu käed, mis tulevad veest välja, see on selline emotsioonid, et võib-olla siis hetkel või kuna iganes seda vaatad või lähitulevikus on midagi emotsioonidega, selline võib-olla on siis sõpruse vajadus rohkem, läheduse vajadus, võib-olla ka märkamise vajadus, et keegi märkaks seda, mida sul on võib-olla anda või kuidas sa panustad. Või siis on midagi nagu emotsioonidega, et võib-olla ei märgata, okei, ma ütlen, et sinu armastuse keelt, võib-olla see on teistsugune, kui keegi tahaks või et see on sinu miski, mida sa teed, mis on sulle omane, ei ole võib-olla kellelegi teisele omane või nad ei oska seda vastu võtta nii, nagu sina tahaksid. Aga siin ongi võimalus välja tulla sellest nagu peidus olemisest, nagu vee all olemisest, et võib-olla siis soovitus ongi rohkem oma süda avada ja näidata rohkem seda, mis peitub selle pinna all, mis peitub selle veekogu all, need emotsioonid, see suur emotsioonide meri ja kõik need lained, et seal all on see nagu armastus, päris tunded ja neid oleks vaja siis päriselt väljendada ja jagada. Noh, kui sul on keegi, kellel seda jagada, ütleme nii, aga no ütleme nii, et kui on suhteteema, siis püüa olla avatum oma tunnetega, sõnadega, oma armastuse avaldamisega, kui see oled sina nüüd. Kui see on võib-olla teine pool, siis oleks nendel võib-olla seda vaja või siis äkki nad avavad ennast rohkem sulle, see variant on ka olemas. Aga vaatame sulle oraklikaarte ka ja esimene, mis sulle tuleb, on vihmapiisad. Anna neile võimalus või siis otsetõlge oleks, et võta võimalus nendega. Ehk siis ikkagi see natuke see suhteteema tuleb siit välja, et anna neile võimalus, kui on keegi, kes ei oska võib-olla ennast väljendada nii, nagu sa soovid või kui sa oled sina, kes ei oska ennast väljendada nii, nagu vaja oleks siis suhtes, ütleme nii, et aus, ehe, avatud suhtlus, enda väljendamine südamest päriselt, siis selle nimel tasub vaeva teha, tasub sealt vee alt välja tulla ja avada ennast teisele. Sest tegelikult siin on unistuste täitumine ja saab nii-öelda kõrgele ja kaugele minna koos ja saab ka nagu väga palju ehitada, kuigi tundub võib-olla, et see ehitus ei liigu väga või nii nagu vaja. Aga tegelikult on siin väga suur potentsiaal, tegelikult terve selle suure nagu pika torni saab ära ehitatud siin ühiselt. Ja siin ongi see, et 2 jalaga on vaja maa peal ka olla, mitte nii peas, ehk siis see ongi samas ka see peast südamesse tulemine ja kehasse tulemine, mitte nii palju mõtlemine, vaid oma seda südame tasandit rohkem avada ja näidata siis maailmale ja oma lähedasele. Aga veel sulle sõnum on, et sul on nagu enesekindlust vaja, et edasi liikumine ei tähenda kindlasti seda, et sul on vaja nagu enesekindlust, nagu sellist suurt enesekindlust. Aga siis võib-olla pigem mõeldud nagu, et enesekindlust ja usaldust nagu kõrgemasse plaani ja sellesse, see on seesama täht nagu kõrgustesse ja kaugustesse vaatamine, et sul on see visioon olemas, et hoia seda visiooni, et kuhu sa tahad nagu jõuda ja kuidas, mis sammud sind sinna viiksid, seesama südame avamine jälle, et kuidas sa saad olla avatum siis teistega, et siis jõuda selle unistuseni ja selle sihtpunktini, kuhu sa tegelikult jõuda tahad.
ja siin on hea ka mõelda, et kuidas sa ise seda takistad tegelikult. Et mis takistab, mis hoiab seda lagunenud maja siin nagu toimimises ja mida sa saad teha selleks, et sa siis ehitada seda maja, hakata ehitama. Kas siis päriselt või siis nagu metafooriliselt suhte mõttes. Aga veel sulle sõnum on ärkamine, energeetilised nagu upgrade'id ehk siis ütleme, et edendamised ja uutmoodi olemine, integratsioon. Kas siis sina nüüd tegeled selle energeetilise teemaga või siis on keegi sinu lähedal, sinu ümber, kaaslane näiteks, kes sind kuidagi mõjutab energeetiliselt, avab sind, sul on võimalus nagu avaneda, see ei pea tähendama spirituaalset teemat, aga et uuenemine, uutmoodi olemine, seesama jälle karikate äss, mis ma tahan siin välja tuua, et uutmoodi olemine elus, enda väljendamine, et seda oleks vaja ja siis seesama integreerimine selle, et sul on nagu võib-olla visioon, et milline sa tahaksid olla või siis hea oleks omada mingit visiooni, kuhu jõuda tahad või milline sa olla tahad inimesena ja kuidas sa ennast väljendada tahad ja siis seal ongi see integreerimine, see, et kui sa hakkad uutmoodi olema, püüad teistmoodi olla nii-öelda parem, siis iseenda jaoks, maailma jaoks avatud südamega nagu suhteliselt hea elada. Et ka see nõuab nii-öelda seda enesekindlust ja südame avamine vajab tegelikult kindlustunnet, enesekindlust, et ennast väljendada avatult ja nagu päriselt südamest, mitte selline lihtsalt mõtteliselt ja kergelt ütlemine, ilusaid asjade ütlemine, väljendamine, vaid päriselt südamest enda jagamine, enda avamine, enda pinna peale tulemine, seesama, kus on siin pinna all peidus. Et tegelikult kutse on olemas, ütleme nii, et justkui maailm või väline või siis su kaaslane kutsub sind üles ennast avama ja seda oleks siis nüüd vaja kuulata ja järgida, et sa võib-olla tead, et seal on vaja olla teistsugusem ja siis seda on vaja järgida. Järgne sellele siis ootab sind nii-öelda see unistuste täitumine ees. Aga kui see on nüüd sinu kaaslane näiteks, siis siin on võimalus selleks, et asjad lähevad nii-öelda paremaks ja et südamed avanevad. Aga siis on ka sinul siin nii-öelda see eeskuju olemine, et olla see avatud südamega inimene, enda jagamine ausalt ja ehedalt ja selle kõrgema visiooni hoidmine siis, et asjad saavad paremini minna. Ja siis on veel siin, et otsi märke ja sünkroonsuseid üksteist, et nii-öelda universum räägib sinuga, ütleb sulle, kuhu suunas minna, mida teha, mida, ma ei tea, uurida, mis infot kuulata, et kuidas saaks paremini, mida mina teha saan, et seda asja parandada, kuidas ma saan, ma ei tea, teisi suunata, et mis sind tõmbab, et universum või maailm kuidagi näitab sulle mingeid märke, võib-olla suunab sind kuidagi, aitab sul nagu ärgata ja nii-öelda märgata ka, et mida parandada, kus on mingid lahendused, mida saaks paremini teha. Aga mu enda kirjutatud sõnum ka sulle siin on, et valu võrdub vale, tunne võrdub tõde, ego tekitab valu, päris olemus loob kergust, kus kohas sa punnitad ja kuidas saad seal hoopis kergust luua, et ütleme nii, et südame avamine ja endast rääkimine, avatud olemine ei pea tähendama seda, et see on nagu, et ei pea tegema hambad ristis või sa saad teha nagu sammhaaval seda vaikselt hakata ennast avama. Samamoodi, et kui sa tunned, et sul kuskil on raske elus või kehas või mingi olukord tekitab raskust, siis seal on järelikult mingid takistused või blokeeringud ja need tõenäoliselt on sinu enda sees, enda peas, see on sama perspektiivi teema jälle, et kuidas sa seda olukorda vaatad. Et see on ikkagi see ego kuidagi mõjutab ja saboteerib sind natukene. Ja siin ma jälle tahan seda öelda, et maski hoidmine on pingeline ja see tekitab pinget ja see on keeruline ja raske, aga avatud südamega elamine on palju kergem, see on nagu palju mõnusam. Aga viimane sõnum sulle on, et see on võimalus lahti lasta perfektsionismist ja see on seesama, et kuidas sa punnitad ja see ego teema ja kuidas sa saad kergust luua rohkem, et sa ei pea
näitama ennast täiuslikuna, sa ei pea olema täiuslik, sa ei pea maski kandma, mis ütleb, et sa oled hea inimene ja et sa oled täiuslik ja et sa oled parem, kui sa oled. See on tegelikult nii-öelda valetamine iseendale ja teistele. Ja siin paki all mul jääb silma mõõkade 7, mis on tegelikult selline skeemitamise kaart ja natuke valetamine, et ta hoiab siin kätt piiblil ja ütleb, et ta on nagu aus ja õiglane ja tark ja truu mees, aga tegelikult on nagu sõrmed ristis. Tegelikult ta midagi kuskil skeemitab, jätab rääkimata, valetab, paneb hea inimese maski ette, kas siis teadlikult või mitteteadlikult, mis ei pea tähendama, et inimene on halb. Lihtsalt see on see egos olemine ja ennast ego taha varjamine, selle maski taha varjamine, sellepärast, et mis siis saab, kui inimesed saavad teada, kes ma päriselt olen või ma ei tea, et ma päriselt ei olegi võib-olla nii rõõmus või midagi sellist. Et ei ole vaja, sellepärast, et inimesed ei saa sind armastada sellena, kes sa päriselt oled, kui sa kannad maski, kui sa ei näita ennast päriselt iseendana, kui sa ei näita oma haavatavust, oma nõrkusi, kui sa ei näita oma sügavat olemust, see, kes on siin sügav, no see ookean, ütleme, see on ookean vesi, et see on väga sügav. Siin on väga palju, mida saab avaldada ja näidata ja jagada. Aga kui sa näitad ainult seda pinnapealset, siis no on keeruline natukene seda kõrget torni ehitada, siis jääbki ainult see siia madalad varemed, mis nagu väga ei taha kuskile nagu kasvada siis. Aga ikkagi lootust siin on ja häid kaarti on ja soovitusi sai ka siin, et see perfektsionism, et see ühtepidi ma saan aru, et ma tahaks öelda, et see ei vii kaugele, aga inimesed tahavad öelda, et see viib kaugele, aga tõenäoliselt see viib, perfektsionism võib viia sind läbipõlemisse ja sinna, kus sa muudkui annad ja pingutad ja teed üle, aga sa annad nagu liigselt. Et siin ongi see, et kus kohas sa punnitad ja kuidas saad seal hoopis kergust luua. Mõtle rohkem selle kerguse peale, kuidas sa saad kergust luua, kerguses elada, ennast kergemalt ja paremini tunda. Ma ei tea, võib-olla sul on vaja uuesti see sõnum kuulata, aga sinule seekord sai selline sõnum ja tšau praegu. Ja tere sina, kes sa valisid grupi number 2, siit tulevad sulle sinu sõnumid ja need võivad kehtida praegu, need võivad kehtida lähitulevikus. Tihti need asjad võivad nii-öelda välja tulla nagu vaikselt niimoodi voolata välja, avalduda, siis tahtsin öelda niimoodi läbi nädalate, näiteks alates praegusest. Aga sinule esimene sõnum on mündi 3, nii nagu grupp esimeses grupis tegelikult. Siin on jälle see koostöö, täpselt sama sõnum, täpselt sama kaart tuli esimesena välja. Võib-olla siis sind tõmbas ka esimene grupp ja siis sa võid seda gruppi kuulata, kui see sind ka tõmbas. Sest tihti inimesed vaatavad mitut gruppi ja on mõned, kes vaatavad kõik grupid läbi. Ja siis võivad ka need samad sõnumid korduda. Aga siin on jällegi selline koostöö ja mingi ühise eesmärgi nimel töötamine. Siin on selline tõeline nagu maagia, et see energia voolab ja kõrgustesse tõusmine. Siin on mingisugune, nagu ma juba ütlesin, et ühise eesmärgi nimel töötamine ja ka karikate äss on siin. Ja siin on ka selline nagu see energia voolab ja see vesi justkui voolab siin, lendleb niimoodi. Et siin võib olla näiteks jällegi see suhte teema, aga ei pruugi, aga ütleme, et suhte teema, kus on selline ühine koostöö, võib-olla mõeldakse, et kuidas saaks siis, ma ei tea, armastust rohkem avada, rohkem jagada seda üksteisele ja siin on mündi kuningas, see on selline maandatud mees. Tavaliselt see on ikkagi mees, siin ma ütlesin, et see on mees.
keegi, kellega saab ennast hästi tunda, siis võib-olla ta on selline maandatud, ta peaks olema 2 jalaga maa peal. Suhteliselt enesekindel on siin näha ja et saab ja siin kõrgustesse tõusta täpselt sama nagu esimeses grupis oli. Et see jutt tahab täpselt korduda. Et ühine tõusmine, aga siin on ikkagi mõõkade 5, mida esimeses grupis ei olnud. Ja siin on mingid, ütleme, et keegi saab haavata, kellelegi tehakse haiget, keegi võib tunda, et talle nagu tehakse haiget või midagi, miski pole justkui õiglane. Siin on selline kuidagi, aga siin on mündi äss ka ja see on selline ikkagi ühiseesmärgi nimel töötamine. Mingi valu on mingi haavata saamine, aga nii nagu esimeses grupis ma siin tahan öelda, et on üks pool, kes võib-olla, hästi ma ütlen nii nagu mul tuleb, et välja paistab üks, aga tegelikult on teine. Või siis on hirm näidata ennast sellisena, nagu päriselt on. Et kas see oled sina või see on siis see mees või keegi tööl, kes iganes, sellepärast et see on mündi 3, see on ikkagi töö ja koostöö. Aga kui see on nagu suhte teema, siis keegi kardab ennast näidata sellisena, nagu ta päriselt on või kardab päris tundeid avaldada, et tegelikult siin on tunded ja siin on võimalus ühiselt tõusta, asju lahendada, asju siluda ja luua isegi uusi alguseid, reaalsed uued ühised algused, materiaalsed sellised käega katsutavad tulemused, et see täiesti võimalik siin ja armastus on siin tegelikult olemas. Aga võib olla see, et kuna see inimene on nagu haiget saanud ja seda ta siis nagu väljapoole peegeldabki, seda ta projitseerib välja, et ta näitab ennast kellegi teisena. Aga tegelikult ta tunneb, et ütleme nii, et see ego on nagu üle võtnud, see haavatud osa on üle võtnud ja ei saa siis suhe olla päris selline avatud ja avatud südamega. Ja sellised avatud vestlused ei saa olla päris nii sügavad, nagu on võimalik. Sellepärast, et nagu ma ütlesin, et inimene on haiget saanud ja siis see haavatav osa on siis pandud sinna kinni ära luku taha peitu, sinna puu külge seotud, et ta ei saaks välja tulla see, et tegelikult inimene on õrn või hooliv. Ja siis esiplaanil ongi see, kes võib-olla ütleb haavavaid asju või kuidagi saboteerib või isegi kui ta ei ütle haavavaid asju, siis ta ei esitleb ennast sellena, kes ta päriselt on. Et siin on need 2 osa on nagu laiali läinud. Et kunagi mingil hetkel on haiget saadud, võib-olla eelmistes suhetes või lapsepõlves. Kas inimene seda teadvustab või mitte, aga miski on seda inimest nagu niimoodi 2 löönud, ütleme nii. Ja need 2 osa peaksid saama kokku, nad peaksid integreeruma üheks, et see varjupool oleks vaja teadvustada endal ja sellest teadlikuks saada ja seda on vaja integreerida, et saaks see mündi kuningas siis nagu üheks tervikuks tulla, kokku tulla ja eluterveks ja küpseks inimeseks saaks tulla. Ja kes julgeks ennast avada ja avatud südamega ennast väljendada. Sellepärast on näha, et siin see naine on lihtsalt selilimaast, ta on justkui nagu ka haavata saanud. Ja siin on mõlematel on need mõõgad, nii naisel kui sellel mehel siin taga on mõõk, et kui nad nüüd avaksid oma suud ja südamed ja hakkaksid rääkima, et mis nende sees päriselt toimub, siis saaks varju osal ei oleks siis mitte mingit võimalust enam olla see saboteerija ja suhteid saboteerida, et siis saaksid tulla nagu lahendused. Ja nii nagu esimesel grupil, siis ka siin on see mõõkade 7 pakki all, mis on selline salakaval ja endasse hoidev, ei jaga ennast, ei ütle, mis ta teeb.
isegi võib-olla, kui see tooks suhtele kasu, siis ta ei jaga ennast ja ei taha avaldada neid asju, mis on seal pinna all siis võib-olla või peidus. Et ma siin näen, et nad mõlemad on tegelikult kuskil all ja et saab minna treppidest üles, saab minna valguse poole, aga siin on valik ikkagi selle allapoole, siin ka see mõõkade 5 mees on siin allpool. Tegelikult on võimalik tõusta ja selgust luua. Ja see võimalus on siin olemas, ütleme nii, et karikate äss ja su suur armastus põhimõtteliselt, hea küll seda siia tulla, et armastus ja kõik on see olemas, aga võib-olla ei ole siis jah seda julgust seda väljendada nii, nagu oleks vaja ja nii viisil, mis saaks tuua nagu arengut ja lahendusi antud olukorda. Aga vaatame sulle veel oraklikaarte ja siis minu sõnum ka sulle. Ja see on, et ära usalda oma mõtteid, usalda oma tundeid. Ehk siis see olukord võib sul tekitada mingeid mõtteid, et see võib ka teisel inimesel olla ja te mõlemad peegeldate seda üksteisele, et on rohkem selline peas olemine, rohkem nagu mõtlemine, kui et tundmine, kui et südames olemine. Aga oraklikaardid sulle on need kuld, et sul ei ole vaja kedagi teist, kes sind siis parandaks või tervikuks teeks või. Ja see mina ütlen, et see kehtib teie mõlema kohta. Ehk siis, kui on kord katki mindud, siis saab ise selle ennast ära parandada ja ise ennast ära tervendada. Muidugi siin aitab ka terapeut, on ju. Oleneb, kui sügav teema on, isegi kergete teemadega võib minna, peaasi, et need lahendatud saavad, see on nagu kõige tähtsam. Ja see on ka see teema, et tegele endaga, kui sa tunned, et sul on mingid asjad, mis vajavad lahendamist, nii-öelda parandamist, silumist, siis tegele sellega, mõtle, kuidas sa saad asju paremaks teha. Ja samamoodi oleks hea, kui see ka teine inimene tegeleks endaga, et siis saaksid kas siis praeguses selles suhtes, kui see on suhe, kui see ei ole suhe, et siis, et te mõlemad saaksite ennast nagu tunda kergemalt ja vabamalt. Et ei oleks kuidagi üksteise küljes kinni või et ei oleks nagu mingit klammerdust või kinnihoidmist. Aga järgmine sõnum on, et vabasta ja alistu, ütleme nii, et me valame sind üle õnnistustega ja oma kiirgava armastusega, et ava oma käed ja vabasta katsumused, mida sa oled nii kõvasti kinni hoidnud ja tegelikult kõik need 3 kaarti minu jaoks on ka, nad näitavad seda, et inimene võib keskenduda võib-olla tööle või rahale, et rohkem on fookus sellele, et ei peaks siis suhtes nii palju, et ei peaks suhtes nii avatud olema või et saab kogu energia tööle panna, et siis ei pea rääkima asjadest või samamoodi sinna võib ka teadmiste külge klammerduda. Ja siin on need mõõgad on ees, mis on see südamevalu, mida ei taheta näidata ega teadvustada. Et aga ma tahan öelda, et ka sina samamoodi, sul on vaja nagu alistuda selles olukorras ja see kuidagi nagu vabaks anda rohkem, et see sind ei mõjutaks võib-olla negatiivselt siis ja sinu mõtteid. Et sa ei peaks neid, ma ei tea, halbu mõtteid mõtlema ja et sa saaksid rohkem nagu tundes olla ja kehas ja selle avatud südamega olla. Et sa saaksid rohkem sellele keskenduda, mis on su elus hästi, mida sa saad nii-öelda siis nautida rohkem. Et ava oma käed ja süda ja et siis saab nagu armastav abi sulle tulla. Ja siin on ka veel, et sa oled valguse sammas. Sinu vibratsioon on tõusmas. Sa oled oraakel. Ehk siis, kui sa nagu selle asja vabaks annad, kui sa ei ole nii kõvasti selles kinni, siis sa saad nagu tõusta, su energia saab tõusta, sul saab nagu parem hakata. Ja samamoodi siin on ka see, et sa saad näiteks, ma ei tea, mediteerida, energeetilist puhastust teha või seda paluda kelleltki, kui sa ise seda ei oska. Ja see saab ka aidata sul sellest olukorrast nagu välja tulla, et siin on sellised taga nagu natuke tumedamad kaardid, aga ees on sellised heledamad ja värvikirevamad. Et kui sa nagu välja tuled sellest raskusest
nii sina või siis ka teine pool, et siis saab palju sellised heledamad värvid tulla su ellu ja elu saab olla värvilisem ja kirkam ja heledam ja valgem nii-öelda. Ja kui sina siis endaga tegeled või siis ka teine inimene, siis saad võib-olla oma, ma ei tea, ütleme, et siis nagu rohkem oma asjadega tegeleda, et sa ei pea nii palju mõtlema neid negatiivseid mõtteid, mis sellega kaasa tuleb. Ja veel sulle on, et hinga sisse õndsust ja hinga välja siis raskus nii-öelda, ütleme nii. Ja siin on jällegi seesama selline pasteelsed, kerged, ilusad värvid ja jällegi see mediteerimise teema ja energia teema, mis võib sind aidata selles olukorras. Et sellised vikerkaare värvilised värvid on siin ja et see ongi selline rahu ja maandatus, mis siin on. Et ongi selline nagu siin on käed lahti ja kõigil kolmel tegelikult on käed lahti ees, et see kuidagi on vaja, nagu ma vist alguse poole juba ütlesin, et ei ole mingit nagu klammerdumist selle olukorra külge või selle teema külge, et see oleks hea vabaks anda või vabamaks, nii palju kui sa seda suudad ja sellega võib aidata siis meditatsioon või mingid jalutuskäigud või midagi, mis sulle kuidagi rahu tekitab. Aga veel sulle viimane sõnum on, et sul on vaja ühenduda sügavama eesmärgiga siis või mingit sihti on vaja. Ja võib-olla siis see suhe, see olukord hetkel, see võib natuke su tähelepanu ära võtta ja sul oleks vaja nagu võib-olla, ütleme nii, et mitu asja mul tuli praegu, et sul on vaja mingite muude asjadega tegeleda, et sul on vaja oma elus mingit eesmärki, võib-olla uut eesmärki, mille poole püüelda, mis siis motiveerib sind, mis motiveeribki sind nii-öelda mediteerima või siis rohkem mingit rahu leidma või rohkem kuidagi liigutama või tegutsema mingis suunas. Et siis nagu see negatiivne pool, et see ei mõjutaks sind nii raskelt. Siin otseselt nagu ma ütlen, et selliseid suuri lahendusi ei olnud, mis kohe võib-olla aitaksid välja tulla sellest raskusest või sellest olukorrast. Kui siis ainult see, et alistu ja lase vabaks, lase see olukord lihtsalt rohkem vabaks, et see on see, mida sa praegu võib-olla kõige rohkem teha saad antud olukorras. Et siin ei ole nagu öeldud, et mine tee seda või et tihti teistes ladumistes on tulnud mingid paremad lahendused või soovitused, aga siin võib-olla ongi see parim lahendus hetkel see, et lõdvemaks lasta see olukord, sellele mõtlemine ja see, et need asjad sind siis nii väga ei mõjutaks, et sa saaksid ennast paremini tunda oma kehas ja oma elus. Aga siis ongi see, et proovi rohkem leida tegevusi, kuidas sa saaksid ennast paremini tunda. Aga seekord sai sulle selline ladumine ja tšau praegu. Ja tere sina, kes sa valisid grupp number 3. Vaatame kohe, mis sulle sõnumid tulevad ja siis pärast vaatame oraklikaarte ka. Ja esimene sõnum sulle on jõud, tugevus ja siin on kaunitar ja koletis. Siin on nagu selline, siin on armastus, tugevus, ütleme nii, et armastuse jõud on tugevam kui miski muu, tahaks öelda. Et kui on mingid, et sinu armastus saab inimesi nii-öelda päästa või sinu energia, see, kes sa oled, et sa oled ise kuidagi selline tugev, võib-olla siis energeetiliselt, vaimselt, emotsionaalselt ja see saab ka teisi nii-öelda avada, see, kes sa oled, see, mis on sinu nagu potentsiaal või sinu tugevus, et sinus on midagi, mis inimesi avab, et ka suured nii-öelda koletised suudavad iseendas leida võib-olla armastuse, mida nad ei ole kogenud, kas ma ei tea, pikka aega või mõnda aega või et sinus on selline võimekus inimesi avada
ja siin on see mõõkade 3, mis ongi ongi see südamevalu. Et ütleme nii, et kui sina oled see kaunitar siin, siis sul on võimalus inimeste südameid kuidagi parandada, sul on võimalus neid nagu tervendada oma energiaga või siis ka kätega, sellepärast et hoiab siin oma kätt sellel nii-öelda koletisel pea peal, et võivad olla ka sellised tervendamise omadused sul, tervendaja omadused, võimed. Ja sa võid ka tihti tõmmata ligi inimesi, kes vajavad su abi, kes vajavad su tervendavaid käsi ja sellist avatud südant või tervendavat südant. Ja siin on ka sauade 2, ütleme nii, et sul on nagu valmisolek maailma avastamas, sa oled, ma tahan öelda, et valmis ennast avama, vaatama, et mis maailmas veel on olemas. Võib-olla on siis tahtmine kas reisida või kolida, seigelda või siis ka lihtsalt avada, hästi ma ütlen, oma praksis avada ja vaadata, et milleks sa võimeline oled või milleks sa päriselt võimeline oled. Aga nüüd, kui see jutt sind ei kõneta, siis ma siia ütlen veel seda, et näiteks, et kui on olnud mingisugune süda on katki läinud, südame murdumine on olnud, et siis pärast seda see on sind jällegi tugevamaks teinud ja sa oled välja tulnud ja läbi tulnud südamevalust võib-olla ka korduvalt. Ja see on sind avanud ja aidanud sul maailma siis laiemalt näha. Ja siin on ka see, et miski ei hoia sind võib-olla, ma ei tea, minevikus kinni või paigal või et siin on valmisolek maailma avastamiseks, nagu ma ütlesin, ja siin on ka karikate 5, ei ole 5, 4 on, mis tegelikult oleks justkui selline jonnakus või ei taha nagu märgata võimalusi, aga siin on tal kõik need karikad olemas ja tal on ka veel väga ilus karikas siin selja taga ja veel see suur purskkaev. Et valikud on, et siin on selline avatud süda ja kasutad nagu kõiki variante, mida elu sulle pakub või siis ongi selline, et tänulikkus elu eest ja külluslikkuse nautimine ja märkamine, mida elu sulle pakub ja selle hindamine, mis sul olemas on. Sest siin ei ole seda, et keegi pakub talle seda karikat ja ta ei märka seda, see on tal samas nagu selja taga või õla taga, et ma tahan öelda, et ta teab, et see seal on olemas ja ta ei pea selle poole püüdlema, et ütleme nii, et kui see on nagu mingi armastuse avaldus, siis sa tead, et see on olemas ja sa ei pea selle nimel pingutama. Et armastus tuleb ise su juurde, et see on selline avatud olemine ja avatud südamega elamine. Ehk siis see on selline, et sa lased tulla sellel, mis sinu juurde tahab tulla ja sa lased minna sellel, mis tahab minna. Et ei ole sellistel kinnihoidmist millestki või klammerdumist millegi või kellegi külge. Et selles grupis oleks justkui natuke rohkem sellist küpset armastust, aga siiski tuli ka karikate äss välja. Ehk siis nagu ma ütlesin, et sa ei pea jooksma armastuse suunas, sellepärast et sa juba tead, et see, mis peab su elus olema, see seal on ja see, mis peab lahkuma või tahab lahkuda, see lahkub ise. Ja armastus tulebki su juurde ja see on nii üleküllastunud sellest armastuse nektarist, siis ütleme nii, et siin on inimesed, kes võib-olla on siis rohkem avatud südamega, kes on läbi teinud mingeid keerulisi olukordi ja võib-olla mingid suhted on siin kuidagi õpetanud ja kasvatanud ja avanud sind niimoodi, et sa ei pea enam ütleme siis jah, et sa ei pea enam armastust taga ajama, et sul on juba, et see armastus on juba sinu enda sees. Aga veel sulle siit on need karikate 2, et hästi suur selline armastuse ladumine tuli siit. Kuigi siin on see mõõkade 3, aga see võis olla ka minevikus ja see võib olla ka asi, millega sa järjepidevalt või siis nagu tegeled. Et olenemata sellest, et kui on südamevalu, kui on lahkumine, kui on olnud mingid raskused, et siis sa tuled ikkagi sellest välja ja
sa õpid aina rohkem ennast väärtustama või siis sa oled õppinud ennast aina rohkem väärtustama läbi nende raskete olukordade, mis su elus on olnud. Ja siin on nüüd ikkagi see karikate 2, kus on 2 inimest ja see armastus on su elus ja see armastus on tulnud su juurde. Kui ei ole, siis see on tulemas, see on reaalne variant, see on reaalselt olemas. Ja kui sa seda veel ei näe, siis see võibki olla sul nii-öelda seal õla taga, et vaata ainult üle selja. Ja see on see seal samas ja see läheneb sulle täpselt siis, kui sa seda, ütleme nii, et vajad, mitte nagu teadlikult oma mõttega vajad, vaid siis, kui ta tuleb. Ja veel sulle lihtne sõnum on siin, et sweet release ehk siis ütleme, et magus vabastamine. Et see on nagu mõeldud selline, noh, leebelt öeldes, et kui nüüd need inimesed siin midagi ühiselt teevad ja nad jõuavad sinna lõppu sellega, siis saavad nad selline vabastamise, vabanemise tunnet kogeda ja see on hästi magus, see on hästi maitsev, hästi mõnus. Et võib-olla siis on, ma ei tea, kas selle vajadus on või sellel oleks vaja rohkem keskenduda või seda kuidagi turgutada, ergutada, kas siis üksteist või niimoodi. Aga sellega võib ka aidata seesama armastuse teema ja armastusele keskendumine, et seda võib takistada see mingi südamevalu, mingid vanad asjad, mis on, ma ei tea, ütleme, et mõnel võivad olla tekitanud mingeid blokeeringuid, mis võivad takistada sellel vabanemisel avalduda siis. Aga see lahendus ongi see armastav olemine ja see väga suur armastuse jagamine ja koos olemine ja nagu südamest südamesse tegutsemine, koos aja veetmine, nautimine, vabalt olemine oma kehas, sihuke vaba ja lõdvalt mõnusalt olemine. Aga vaata, mida oraklikaardid sulle ütlevad ja esimene on sulle, et värske õhk. Su keha vajab värskendamist ja õhku ja muru ja puid ja taimi ja lilli. Et veeda aega väljas, see on seesama tegelikult, et selline seiklemine ja ka siin, et nad on nagu koos väljas siin, et see võib kuidagi asju paremaks teha. Võib-olla on vaja nagu rohkem liigutada ennast, et saaks nüüd, ütleme nii, et kui on alumised probleemid, ma hästi leebelt räägin, et siis võib aidata liikumine ja värske õhk ja loodus ja jalad maa peal olemine ja maandatud olemine, et see aitab kehasse tulla jällegi, et mõtted võivad tekitada probleeme, et kui on liiga palju mõtlemist ja liiga palju sellist ebavajalikke, ma ei tea, asju, et siis selline jalutamine ja õues olemine ja koos olemine, värske õhk, kõik selline võib aidata tuua kehasse ja värskust tuua ja nagu ergutust tuua, ergutada taas iseennast ja keha ja suhet, kui see on nagu suhe sul. Ja veel sulle on tähed, et sa saad manifesteerida kõik oma soovid ja kui sa valisid eelmisel korral siis ka grupi number 3, siis seal oli ka selline, et sa saad kõike põhimõtteliselt manifesteerida, et sa oled väga hea manifesteerija ja kui on mingid probleemid või kui sa tahad mingeid lahendusi või kui sul on mingid unistused, siis kindlasti manifesteeri seda, püüdle selle poole, et pane kirja, mis sa soovid, kuidas sa tahad, mis lahendused oleksid, mis sa tahad, et paremini oleks. Et siin on head manifesteerijad ja loojad, et seda tasub kindlasti rakendada ja kasutada. Ja veel sulle on kaitse, kutsu tagasi oma jõud, lõika sidemed läbi, hingeosad oleks vaja nagu tagasi tuua, et see on seesama mõõkade 3, mis on siis mingis osas tekitanud probleeme, võib-olla blokeeringuid, mis võivad praeguses elus kuidagi väljenduda, välja lüüa kuidagi, kuigi siin on nagu see armastus ja enda väärtustamine, ikkagi on mingid hingeosad kuskil nii-öelda kinni või sa kuskil oled kinni või sul on rohkem vaja enda energiat hoida. Et kui on inimesed ümber,
kes kuidagi mõjutavad su energiat või võib-olla on vaja rohkem kaitset hoida. Kui sa energeetikaga tegeled, energiaga, et siis rohkem kaitseid võib-olla luua, rohkem oma energiat puhastada ja vaadata, et mis on sul neid probleeme tekitanud või mis on neid blokeeringuid pigem tekitanud, ja kuidas sa saad neid lahustada, kuidas sa saad neid lahendada ja oma energia siis kuidagi tagasi tõmmata kuskilt, et mis nagu jätkuvalt su elu kuidagi mõjutab negatiivselt. Ja veel sulle on, et muuda kriitika lahkuseks, et lahke olemine iseenda ja teistega, et võib-olla kas siis ütleme, kui on suhteteema, et siis kas ollakse seal natukene kriitiline, et vaja oleks võib-olla rohkem lahke olla, aga iseendaga ka olla kuidagi lahkem, et kui sul on need hingeosad seal kuskil kadunud või kui sa tead, et sa saad asju kuidagi paremini teha või olla parem või armastavam, et siis ka, et ei tee ennast maha sellepärast, et sa võib-olla ei ole hetkel kõige nii-öelda parem või kõige nagu avatum. No mis iganes see hetkel ei ole või mis iganes sul see probleem hetkel on, et ole nagu lahkem iseenda ja teistega. Et see on lihtsalt hetkel nagu kuidagi vajalik. Ja viimane sõnum sulle on, et sul on vaja universumit usaldada. Ja kui on midagi, mis sind häirib, kui on midagi, mis sa tead, et saaks paremini olla, siis nagu ma ütlesin, siin on see manifesteerimise teema, aga teistpidi ka on nagu vaja universumit usaldada ja anda võib-olla rohkem vabaks mingid korrad, et nagu see karikate 4 oli, et ta ei keskendu sellele, millest tal puudus on. Et manifesteerimine ei ole ka nii, et sa nüüd mõtled sellele, et mul ei ole, ma ei tea, raha või armastust, et pigem on nagu vaja enda sees leida see rahu ja armastus enne kõike ja siis läbi selle nii-öelda saad luua paremini ja ligi tõmmata neid asju, mida sa endale soovid. Ja siin on ka see, et see tähendab ka universumi usaldamist, et see, mis sa soovid, see tuleb sulle ja see tuleb täpselt õigel ajal. Ja kui sa oled ise täitunud, nagu see karikas siin on, ma ei tea, universumi nektariga, armastusega täidetud, siis tegelikult sa juba tunnedki ennast hästi. Ja siis juba see universumi usaldamine tuleb ka palju kergemalt. Aga sulle seekord sai siis selline sõnum ja tšau. Ja tere sina, kes sa valisid grupp number 4. Ma olen juba hääl natuke ära läinud selle 4 grupiga, siin 3 grupiga. Aga teeme ära. Ja vaatame kõigepealt tarokaarte ja siis vaatame veel oraklikaarte sulle. Aga kõigepealt sulle tahtis sulle 2 sõnumit, ehk siis esimene pinnapealsus on nii igav. Ja teine sõnum sulle on teadmiste kasvamine. Ehk siis on inimesed, kellel nii-öelda teadmised on kasvamas, mingis mõttes arendad võib-olla ennast rohkem või sa oled kuidagi teadlikumaks saanud viimasel ajal näiteks või sa arendad mingites teemades ennast rohkem. Aga vaatame sulle sõnumeid. Ma pean neid vaatama siin kõrval, sellepärast et siin võivad olla pildid, mis ei ole lubatud YouTube'is. Aga esimene on poodud mees ja siin kõik vaatavad seda inimest, kes siin vee sees on ja näitleb, proovib ennast sealt vee seest välja saada, proovib lukkudest ja lõksudest välja saada ja kõik vaatavad teda. Aga tema teab, mis ta teeb. Ja ta on lihtsalt üks maag ja ta saab sealt välja. Ja ta on täiesti teadlikult ennast sinna pannud sellesse, ma ütlen kapslisse siis. Ja ta on sealt peagi väljas. Aga ja nii kaua, kuni ta seal on, nii kaua ta saab vaadata siis maailma ja inimesi ka teise nurga alt, et ühtepidi ta esineb ja teistpidi ta ka vaatab nagu inimesi, kes teda vaatavad, et mingisugune esinemine on võib-olla hetkel rohkem. Samas võib-olla sa proovid
kuidagi teistmoodi teha asju, kui sa oled muidu teinud või viimasel ajal teinud või mingi aeg. Et sa proovid natuke teistmoodi asju teha ja võib-olla natukene esinemist, võib-olla, aga ei tea. Ja teine on mündi 2, mis on ka jällegi vesi ja inimesed hüppavad vette. No vesi on emotsioonid ja ütleme, et kui sa oled nüüd sina ja kui sul on veel keegi, kaaslane näiteks või keegi inimene, kellele sa mõtled nüüd, kellega saad nii-öelda vette hüpata koos, et siis siin on selline võib-olla rohkem kaevumist emotsioonidesse või tahtmine minna sügavamale või vajadus minna sügavamale ja sina ise, ütleme, et kui sa oled sina, et siis sa ise võib-olla siis proovidki näidata, et milline sina oled, kui sa oled seal vee sees ja et mina olen avatud südamega ja mina olen emotsionaalne ja haavatav ja mina näitan sulle, et see justkui on mingisugune nagu eeskujuks olemine teistele, et mina olen selline, mina lähen ees, et siis saad sinaga järgi tulla ja selline avatud olemine teistele ja näitamine, et saab ka teistmoodi või et saab olla avatud südamega, saab näidata ennast ja saab olla nagu ehe ja aus ja avatud. Aga samas siin on natukene ikkagi mingisugust nii-öelda mustkunsti trikki, et ma arvan, et lõpuni aus sa võib-olla ei ole, lõpuni ehe sa tegelikult siiski ei ole, noh, kui sa oled näiteks sina või kui see on keegi teine, et natukene on ikkagi sellist enda peitmist, aga eesmärk on ilus. Ja järgmine on sulle mündi kuninganna. Ja see on inimene, kellel on küllus, kellel on rikkus, tal on troon, maja, tal on vajalikud asjad olemas, ta tunneb ennast hästi. Et sa saad tegelikult ennast hästi tunda ja siin on ka mingid päkapikud või asjad. Aga ütleme, et sa saad ennast hästi tunda, sa saad, sul on, ütleme, et küllus, sul on tegelikult olemas eluks vajalik ja sa ei pea tegelikult puudust tundma. Ja siin on ka karikate kuninganna. 2 kuningannat nüüd on, et sinus on need mõlemad pooled olemas, et selline avatud südamega olemine ja ka maa peal olemine, et sa oled avatud südamega ja jalad maa peal. Et kas sa oled siis selline või see on sinu nagu potentsiaal, aga võib-olla sa oled selline rohkem nagu maandatud inimene, aga samas see karikate kuninganna on ikkagi õhus, et jalgu ei olegi näha. Et ta on siin, et see inimene vaatab teda ja palvetab tema ees. Et võib-olla siis vahepeal tegelikult, et vahepeal sa oled nagu maandatud, hästi praktiline ja teisel hetkel oled sa selline hõljuv ja õhus, mis ei ole halb. Aga hea, no tasakaal on alati, ütleme nii, et hea, see on tasakaal, see on sihuke püsivus, kindlus, endas kindel olemine. Ja teised võivad sind vaadata, kui et sinuga see on inimene nagu väiksem või need päkapikud on justkui ka väiksed, et sind võidakse nii-öelda vaadata justkui nii-öelda suuremana. Et sa võid tunduda selline avatud ja kuidagi kõrgem justkui, vähemalt näiliselt. Ja inimesed võivad nagu hinnata seda, et sa oled see, kes sa oled või selline, kellena sa välja paistad. Aga veel on siin sauade 10 ehk siis ikkagi mingisugune raskus on, midagi tekitab kuskil raskust. Kas sa oled sina? Kui sa oled nüüd sina, siis mingi raskus on, miski on pinna all, miski on, tahab välja saada. Ja et aga kui see on nüüd sinul keegi inimene sinu elus, siis nemad justkui tunnevad, et nad on nagu kinni kuskil, et nad tahaksid nagu välja saada. Ja mul jääb silma jälle see, et siin on väiksemad, et inimesed väiksemad, aga tema on siin nagu suurem, et keegi on nagu väiksem ja keegi on nagu suurem. Et võib-olla sa tunned siis hetkel või lähitulevikus tunned, et sa oled võib-olla teistest suurem kuidagi või võimsam või
küpsem või targem, et siin on see teadmiste kasvamine, mis välja tuli. Ja sa võid tunda mingis mõttes, et sa oled kuidagi suurem teistest ja targem, aga tegelikult ma ei ütle, et sa ei ole, aga siin natukene võib sellist egomängu olla. Ja sellega oleks hea tegeleda natukene, et siin ei ole seda väga suurt ego. Ja see ei ole tegelikult üldse halb, sellepärast et sa ei tee siin kellelegi halba. Ja siin on veel sauade 5, mis on siis, et seesama inimene, kes siin klaasi taga on ja kes ei saa välja, et siis siin on võimalus väljasaamiseks, siin on võimalus, et see inimene saab sealt välja, et mis iganes kuskil kinni on, kas siis mingid emotsioonid, mingid ütlemata sõnad, mingid teadmised, mingi sinu ego osa, mis on kuskil kinni või klammerdunud või mingi osa sinust, mis on kuskil takerdunud või kus on keegi teine. Et siis nüüd on võimalik seda nagu parandada ja avada. Ja enda mingist osast on võimalik teadlikuks saada või siis on võimalik seda nagu avada, on võimalik neid teadmisi kasvatada iseenda suhtes ja selle suhtes, kes sa võib-olla siis nagu päriselt oled või miks sa midagi teed või miks sa mingeid valikuid teed, et sellest on võimalik kuidagi teadlikuks saada ja teadlikumaks saada. Hästi, ma võtsin ühe kaardi veel juba. Ja siin on mõõkade 8, kes on siis, läheb trepist alla ja ta on sellised vaimud ajavad teda taga ja ta on sihuke mure ja stress ja suur muretsemine millegi pärast, mis on nagu valesti. No ilmselgelt inimene muretseb siis, kui asjad on valesti, et nagu ei saa magada ka, et võib olla unetust, võib olla mingeid mõtteid, mis ei lase magada, mis ei lase rahus olla siis, võib-olla siis ka päeval ja ööl, et ühtepidi sa tundud nagu selline maandatud ja rahulik ja sul on hea olla ja et sa oled avatud südamega ja oled olemas inimestele, aga teistpidi sul on ka nagu mingid mured, mis ei lase sul ennast siiski hästi tunda ja need on võimalik nüüd ära lahendada, nendel on võimalik, tähendab ligi pääseda, ma ei tea, kas kohe saab lahendada, aga mingid arengud ja lahendused on tulemas tegelikult üsna pea siis, kui juba neid ei ole. Eks sa ise tead paremini. Ja tegelikult on minemas paremaks. Aga vaatame sulle oraakli-kaarte ka. See on, ütleme nii, et rännak ja et sul on juba olemas kõik vastused. Ehk siis tegelikult sul juba on olemas vastused. Noh, vähemalt siin nii ütleb, et kui sul veel ei ole, siis need on tulemas ja sa hakkad millestki saad teadlikuks, sa saad kuidagi targemaks, midagi sa avastad, kas siis iseendast või mingi oma valikute osas, et miks sa midagi teed või miks sina nii käitud või miks keegi teine kuidagi käitub, mis sind mõjutab, mis sind motiveerib kuidagi käituma või mingeid valikuid tegema. Ja see vastused on olemas ja kui sa saad sellest teadlikust, kui sa saad need vastused, siis sa tegelikult saadki juba selle suuna ka, et kuhu minna või mis lahendusi valida. Ja siis on sulle veel, et maanda ennast. Siin on vaja, et natukene ongi siin, et kus see naine nagu hõljub, et kohati on vahepeal nagu maandatud ja siis vahepeal nagu õudselt hõljub, et liiga kuidagi kas peas olemine või siis ütleme, kui sa mediteerid palju, kui sa oled selline, kui sa tegeled nii-öelda kõrgemate tasanditega, et siis sa võid liiga hõljuda, aga siin võib-olla ei ole väga selliseid. Et kuidagi on vaja nagu sellist rahulikkust ja maandatust ja kehas olemist ja kui sa teda vaatad, siis ta on ka selline nagu hästi lõdvalt kuidagi, et seda keha oleks vaja rohkem nagu lõdvestada ja olla ka nagu rohkem kerguses ja lendlevam nagu liblikas, ütleme nii. No ja siin ka tegelikult ta on selline lendlev. Et siin võib olla natukene ei ole nagu teadlikkust oma vajaduste osas või oma keha osas, et see, mida sa
päriselt tunned või mida su keha päriselt vajab, et seda seal võib mingi puudujääk olla. Ja veel sulle on, et jaga oma häält, tule koopast välja ja väljenda ennast, et seesama rääkimise asi kuskil oli juba, ma ütlesin, ma ei mäleta enam kus. Aga no põhimõtteliselt selle võib ka sellesama kaardiga panna, et kus sa oled nagu siin kaugemal, see inimene on kaugemal ja siin on ka, ta vaatab nagu eemalt inimesi. Et sa justkui oled inimestega, aga samas sa oled nagu eemal, et sa ei ole ikkagi nagu seltskonnas või sa ei ole inimestega ühenduses kuidagi, et mingisugune distants võib olla sinu ja teiste inimeste vahel. See ei pea nüüd tähendama seda, et sa õudselt hakkad jutustama ja vestlema, noh, kui sa ei ole selline, ütleme, et mingi introverdi teema. Et see ei pea tähendama seda, et sa nüüd õudselt jutustad ja räägid ükskõik millest, peaasi, et tunduks justkui sa räägid, on ju, et justkui sa oled osa, ma ei tea, tiimist või meeskonnast. Ja siin on ka tegelikult see, et pinnapealsus on nii igav, et see ka, et mida sa räägid üldse, et siin oli ka see nagu näitlik rääkimine või näitlejalik. Et ma räägin, ma olen osa inimestest, ma olen osa seltskonnast, aga tegelikult sa ei ole nagu täielikult võib-olla kohal, sa ei pruugi olla täielikult kohal, kuigi oleks nagu vaja olla, või noh, ma ei taha öelda, et on vaja olla, aga kui kogu sinu olemus ei ole kohal, kui sa ei ole sina ise, siis tegelikult sa ei ole ikkagi kohal. Saad aru? Ja siis veel sulle on, et vabasta oma sisemine metsik laps, tõuse üles ja tantsi. Ja see on seesama, kus see laps vaatab teda, et see inimene on siin klaasi taga, et ta ei saa välja, ta tahab tulla välja, ta tahab tantsida, ta tahab liigutada, ta tahab ennast nagu avada, ta tahab, et ta saaks nagu väljendada ennast ja see on ka sama, et väljenda ennast ei pea tähendama rääkimist, nagu ma ka juba ütlesin. Lihtsalt, et sa liigutad ennast, et sa avad ennast, et sa tunned, et sa elad, et sa ei ole kuskil peas, et sa ei hõlju, et sa ei tee mingit performance'it või näitlemist inimestele. Et sa ei pea näitlema, sa saad olla täiesti vabalt sina ise, täpselt selline, nagu sa oled. Ja kes võtab vastu selle, see võtab, aga muidugi oleneb ka olukorrast ja seltskonnast ilmselgelt, ma ei tea, tööl näiteks ei ole vaja ükskõik milline olla. Ideaalis võiks ikkagi professionaalsus ka säilida, aga muul ajal ole ikkagi rohkem vaja olla avatud ja ennast nagu jagada kuidagi. Või noh, nagu väljendada füüsiliselt või liigutustega ja võib-olla ka sõnaliselt rääkides. Aga veel sulle sõnum on, et on mingid potentsiaalsed riskid või negatiivsed tagajärjed, millel on vaja mõelda. Hästi. Aga mille kohta see käib? Võib-olla sa siis ise pelgad ennast jagada, olla avatud, sest sa kardad, et siis juhtub midagi, siis äkki läheb midagi halvasti. Et äkki sa ütled midagi, mida ei tohiks öelda või noh, see ongi see, mis ma ütlesin, et oleneb olukorrast, oleneb seltskonnast ja et professionaalsus säilitada ja et sa ei käitu kuidagi mõtlematult. See on see, et enne kui ütled, siis mõtle. Ja mõtle, et kus sa ise oled pinna peal, et kuidas sa ise oled selline näitleja ja pinnapealne ja kuidas sa saaksid olla rohkem siis avatum, nagu ma juba ütlesin. Ja siis ütleme nii, et siis saab see sinu sisemine laps saab välja tulla või siis see sinu rõõmsam pool või sinu päris tunded, see, kes sa nagu päriselt oled selle pinna all ja seal peidus ja ma ei tea, muremõtete igal pool selle all. Aga seekord sulle sai selline sõnum ja tšau.